Tere, te vaatate Eesti Kaitseliidu juubeliaasta saatesarja Eesti Kaitseliit 100 14. saadet. Me oleme jõudnud päeva, milleks me oleme valmistunud juba õige mitu kuud, näidanud teile Kaitseliidu erinevaid õppusi, naiskodukaitseõppusi, noori kotkaid, kodutütreid. Ja nüüd ollakse siin Saku Suurhallis pidamaski seda suurt pidu, kui Kaitseliit saab 100-aastaseks. Kaitseliit, see on 365 päeva aastas reservväe õppusi. Kui keegi näeks Kaitseliidu õppuste suurt aastaplaani, siis ta üllatuks, kui tohutult palju on erinevaid loenguid, harjutusi ja üritusi. Kõrvalseisjal pole selles võimalik orienteeruda. Vaja on staabiohvitseride abi, et millestki üldse aru saada ja näiteks välja valida, mida televaatajatele näidata. Kaitseliidu suurjuubeliüritustel polnud siiski vajaliku leidmisega probleeme. Tähtsaimad üritused olid jaotatud 2 päevale, 10. ja 11. novembrile, kus me ka kõiki oma intervjueeritavaid kohtasimegi. Kõigepealt rahvusvaheline konverents pealkirjaga Kuidas võita kompleksses maailmas. Nagu juba varasemateski saadetes öeldud, on kaitseliitlased vabatahtlikud, kes igapäevases elus peavad hoidma Eesti ühiskonda toimivana. Nad töötavad majanduses, kultuuris, hariduses, teaduses, riigi administreerimises ja kõik see kogemus tuleb nendega kaasa ka Kaitseliitu. See ongi Kaitseliidu tugevus. Kui me seda Kaitseliidu tugevust ei rakendaks, siis oleks rumal juhtimine. Loomulikult tuleb kaasa strateegilise kommunikatsiooni eksperdid, insenerid, sidemehed, metsamehed. Ja mul oli ütlemata hea vaadata seda, meil hiljuti käis Ukraina sõjaväe sideülem, käis loengut pidamas. Ja need ettepanekud, mida tema tegi, mis on nendel verega kinni makstud ja lahingutest saadud, me oleme need, kas nüüd juhuslikult või teadlikult, hästi palju tema ettepanekuid on Kaitseliidus juba töös. Väiksemad juhtimispunktid, satelliitside ja see tuleneb tänu sellele, et meil tegelikult on ütlemata head inimesed. Nii inseneri mõttega kui ka pedagoogilise mõttega. Me oleme 365 päeva väljas kogu aeg. Aga ma ei nimetaks seda ainult reservväeks, vaid et ma nimetaksin seda riigikaitse laia käsitluse praktiseerimiseks 365 päeva aastas. Kuhu me oleme Kaitseliiduga jõudnud võrreldes 1990. 91. aastaga ja ka näiteks enne sõjaaegse Kaitseliidu? Peale sõjaaegne Kaitseliit on ka juba mõnda aega kestnud. Ja kui me alustasime Kaitseliidu taastamist, siis oli piisavalt inimesi, kes mäletasid ja tänu sellele ma julgen väita, et enne sõjaaegsed väärtused kanti ilusti üle. Nii et, ja meil on alles ju kõik 1925 Kaitseliidu põhikiri. Nii et kui ma loen seda ja vaatan meie tänaseid põhilisi Kaitseliidu ülesehitust ja põhimõtteid, nad ei erine üksteisest väga palju. Merike Jüri on ajaloolane, kes on uurinud Kaitseliidu ajalugu. Ta on kirjanik, kirjastaja ja aktiivne naiskodukaitsja. Merike Jüri ütles, et tänane Kaitseliit on rohkem militaarne, kui oli enne sõjaaegne Kaitseliit. Kui tänapäeval on Kaitseliit riiklikult rahastatav, siis enne sõda sai kaitseliitlane riigilt vaid relva, kohustusliku laskemoona ja rakmed. Riik oli vaene. Kaitseliidule korjati raha annetuste ja pidudega. See 100-aastane Kaitseliidu ajalugu on meie esivanemate tahe. Sellepärast, et Kaitseliit sündis ju väga pöördelistel ja rasketel aegadel. Juba me võime lugeda ju oma kaitset 1917 selleks Kaitseliidu eellaseks ja selle ainukene soov selle oma kaitse loomiseks oligi see, et kaitsta oma kodu, kaitsta oma perekonda ja siis sealt edasi Kaitseliit siis juba 20. aastatel pärast järgmist ränkrasket sündmus, see oli siis 1. detsembri ülestõusu, Kaitseliit muutus riiklikuks organisatsiooniks. Siis ta väljendus juba kõige otsesemalt kogu Eesti rahva tahet. Oled sa uurinud ka seda Kaitseliidu ajalugu, mis on olnud pärast teist maailmasõda? Ühine on meie kaitsetahe. Et selles geopoliitilises situatsioonis, kus me oleme, me peame olema kogu aeg valvel. Me peame mõtlema sellele, kuidas oma iseseisvust ja oma rahvast kaitsta. See on ühine joon, mis meid on kõik see 100 aastat ühendanud. Kaitseliidus on oluline ka oma eelkäijate ja Eesti karmi ajaloo mälestamine ja mäletamine.
Kui Kaitseliidu ülem Meelis Kiili ütles, et Kaitseliidu ennesõjaaegne vaim anti tänasele Kaitseliidule üle, siis uurime, kuidas ja kes Kaitseliidu järjepidevuse edasikandmise eest seisid. Milles see Kaitseliidu vaim küll seisneb? Kas tabame selle ära? Reservmajor, Eesti ja Kanada päritolu ettevõtja Ülo Isberg. Tema mõlemad vanaisad olid enne sõda Kaitseliidus. Ma olen ise sündinud Kanadas, tulin tagasi Eestisse, olen kaitseliitlane, olen 3 korda missioonil käinud, 2 korda Iraagis, kord Afganistanis, aga mulle Kaitseliit, mõlemad mu vanaisad oli Kaitseliidus. Üks võitles Vabadussõjas, Kaleviste malevas ja teine oli Erna 2, aga mõlemad olid kaitseliitlased. Kaitseliit oli nende tähtis. See terve mõte oli, me kaitseme Eestit ja see on tänapäevani on tähtis. Et me oleme väljas ja kaitseme enda kodumaad. Sa lihtsalt pead olema Kaitseliidus, sest me oleme väljas, tegutseme. Kui kunagi oht tuleb ja ma loodan, see ei tule, me oleme alati valmis. Tulevane Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, kes astub ametisse käesoleva aasta detsembrikuus, oli 1990. aastal üks Kaitseliidu taasasutajaid. Riho ühtegi on teid mäletanud, kui väike poiss Martin Herem kirjutas alla siis taasasutamise nagu sellele leppele, et mida teie sellest ajast mäletate? Ja ei maksa üle tähtsustada minu osalust, sest see oli pigem juhuslik ja roll oli seal vähetähtis, et kuna seda korraldati Järvakandis ja mina olen Järvakandist pärit, siis korraldav organisatsioon lihtsalt kogus kokku kohalikud noored mehed, kes, mina siis 17-aastane, pidid valvama väljas autosid ja vahepeal olid ka sees. Ja selle ürituse lõpuks said kõik oma allkirjad sinna panna. Et eks ma teadsin, millega on tegemist, aga veel kord minu roll selles loomises oli küll väga väike. Kas need teadmised, et millega oli tegemist, pärinesid ka kusagilt esivanematelt? No ütleme niimoodi, et mul nii vanemate poolt kui ka sellel ajal Salamahti koolis juba oli natukese räägitud Eesti ajaloost ja ma ikka teadsin, mis asi see Kaitseliit oli ja sellepärast oli ka ettekujutus, milline ta olema hakkab. Kas näiteks vanaisa või keegi sugulastest võitles ka esimeses Vabadussõjas? Jah, tegelikult mul mõlemad vanaisad on sõdinud Vabadussõjas. Millises pataljonis, äkki Kalevlaste ridades? Ei ole Kalevlaste ridades. Isapoolne vanaisa oli Soomuse rongi peal. Aadu Jõgiaas oli 28 aastat tagasi üks Kaitseliidu taastajatest, aga ka 1991. aastal mittekonventsionaalse sõja pioneer. Tema pidas Augusti Butši ajal raadiosõda Nõukogude armee väekontingendiga Eestis. Ei, ma ei ole asutaja ma asutasin Põlva maleva. Põlvas ei olnud varematel aegadel malevat. Ja selle me tegime märtsis ära, aga ametlikult on vormistatud 3. aprill 1990. Side oli tol ajal ülioluline, tegelikult võiks niimoodi öelda, et omavaheline side oligi tolle hetke nagu lahingtegevus või? No ikkagi esmane tegevus oli meil ju Toompea sidekeskuse organiseerimine, mis sai käiku 10. juulil 1991. Kui Butš algas, siis lisandus sellele funktsioonile ka elektrooniline võitlus. Algul tundus nagu utoopiline olema, aga see oleks täpselt käiku ja see saavutas ikkagi Vene desantväelaste üle võidu. Siis kui nad teletorni ründasid, sest rünnaku pani ikkagi seisma meie sidemeeste grupp. See oli kindlasti lahingtegevus, see on absoluutselt lahingtegevus. Trooniline sõda, see on ju täpselt samuti, kas sa võtad mõõga või võtad aamri või ükskõik millega sa sõdid üks ja sama. Vahendid ei ole tähtis on tulemus. Nii nagu praegu kübersõjad. Mitte mingid verd, aga mitte võidetakse ja kaotatakse. Lauri Läänemets, endine Väätsa vallavanem, on olnud Kaitseliidu liige 13 aastat. Ta liitus organisatsiooniga kohe peale ajateenistust. Põhjuseks nimetas ta patriotismi ja soovi, et enam kunagi sõda ei tuleks. Kas vallavanemaks olemine ja see patriotism, et selline omariiklus, et kas see käib käsikäes või võiks käia või peaks käima käsikäes? Ma arvan, et see käib käsikäes, et kui me läheme Tallinnast väljapoole, siis tegelikult Kaitseliit on põhimõtteliselt igal pool, et Järvamaa, kus kohas mina vallavanem olin, et seal on meil Kaitseliit on koolis, on vallamajas, on tantsusaalis ja igal pool, et ei ole võimalik, et sa ei ole nagu Kaitseliiduga seotud. Riigikaitse on Järvamalevas populaarne? Jah,
jah, riigikaitse on, et juba noorest peale, et ma olen ka juhtumisi lisaks kaitseliitlasele olen skaut ja kunagi küsiti, et võib-olla teeks siis meie valda ka ühe skaudiüksuse. Ma pidin teatama, et seda ei ole võimalik teha, sest kõik on juba kas noored kotkad või kodutütred. Kaitseliit on läbilõige siis ühiskonnast, et omab oma sellist võrgustikku, et kas sellest on ka abi olnud vallavanemaks olemisel ja kui, siis mismoodi? Loomulikult on olnud abi, et kõige lihtsam näide on igasuguste sündmuste korraldamine tegelikult, et kui sul on midagi vaja, siis tegelikult Kaitseliit on see ressurss ja see jõud, kellega koos midagi teha. Aga tegelikult ma arvan, et omavalitsuse juhtimise töös kõige olulisem abi on nendel hetkedel, kui juhtub midagi, et keegi läheb kaduma, mingisugune keerulisem olukord tekib, siis Kaitseliit on see, kus kohta saad kõige lihtsamalt pöörduda. Ja nad tulevad tavaliselt, tulevad vabatahtlikult ja see motivatsioon, millega tehakse, seda on nagu keeruline asendada palgatööga. Sigrid Hartman on meie saatesarja Eesti Kaitseliit 100 aktiivne kaasautor ja tugi. Aga ta on ka Kaitseliidu liige juba mitukümmend aastat, 1990. aastate keskpaigast. Ta tegeleb aktiivselt ka Kaitseliidu värbamistööga. Kaitseliidu liige ma olen olnud aastast 1995, et detsembris saab nüüd 23 aastat ja viimased 5 aastat, siis aastast 2013 olen töötanud Kaitseliidus teavituspealikuna ja tsiviilmilitaarkoostöö spetsialistina. Ehk siis see tähendab seda, et mul on hea meel tõdeda, et meil on olemas ka mingisugused numbrid, et Tallinna malevasse on selle viimase 5 aasta jooksul astunud 450 inimest. Kindlasti aitas kaasa Ukraina konflikt, ehk siis sõja algus 2014, et liikmed elavnesid ja neid hakkas rohkem Kaitseliitu tulema selleks, et kaitsta vajadusel oma kodumaad. Aga samas on see, et tegeledes värbamisega on väga oluline olla pidevalt pildis, et inimesed saaksid tulla ja küsida, mis asi on Kaitseliit, kuidas sinna astuda, mida see endast kujutab, millistesse erialaväljaõpetesse saab edasi minna ja kuidas on võimalik paremini panustada oma riigikaitsesse. Kaitseliidu suurjuubelieelsel päeval toimus ühes Tallinna kesklinna koolis pealinna noorte kotkaste ja kodutütarde pidulik koondus. Koondusel audasustati Kaitseliidu lasteorganisatsioonide liikmeid aukirjadega ning anti välja järgumärke. Sündmus oli väga pidulik, mida reedab ka see, et kotkad ning kodutütred on sel puhul riietatud pidulikku vormi. Millised üritused on lastele endale kõige huvitavamad? Minu arvan, kõige huvitavamad ongi esmaabilaagrid, üldlaagrid, et saaks muud elus niimoodi hakkama, et kui näiteks metsa ära eksida, et mis teha ja nii. Üleelamine siis? Jah, just. Üleelamine siis. Nõustun sama jutt, et esmaabilaagrid, seda on nagu alati vaja elus ja siis ka üldteadmised ja siis lõbusad ja meeldejäävad kursused. Kas te olete palju uusi sõpru saanud ka? Ja ikka. Ma arvan, et kogu see rühm, kes siin meil on meie uued sõbrad. Jah, kogu meie Harjumaa kas või, et võime kõikidega sõpradeks saada, kui me vaid tahame ja ma arvan, et me ka leiame ja oleme saanud. Kui vanus täis saab, kas te kaalute jätkata siis tegevust Kaitseliidus, kas naiskodukaitses või kaitseliitlasena? Kindlasti kaalun, aga ei ole kindel. Ja mina olen mõelnud minna sinna ajateenistusse, ajateenistusse. Mille puhul siis noori autasustatakse täna? Meil olid kodutütardel ja kotkastel Tallinna malevas oli siis spordietapp terve aasta jooksul vältes, oli siis nooremate, keskmiste ja suuremate vanusegrupp, lisaks olid juhid ja rühmade arvestus. Erinevad etapid oli näiteks laskmine, jooksuvõistlus, teadmiste kontroll, et osad olid nagu füüsilised ja osad olid nagu teadmistepõhised ja lisaks täna siis tunnustatakse kõiki neid liikmeid, kes on näiteks omandanud mõne erikatsemärgi, näiteks meedik või taimetark või matkaja ja lisaks siis saavad noored tunnustuse järkude eest ja järgud on siis see, et mida me koondustel õpime ja vastavalt siis sellele saab, see on nagu auastmed.
et vastavalt sellele siis saavad noored tunnustatud, et näiteks Triinu tütar saab täna 6. järgu. Palju teil lapsi on hallata? Minul on üks väiksem rühm ja minul on kuskil 10-15 on püsivalt hetkel. Ma saan aru, et teie oma laps võetakse täna ka vastu siis organisatsiooni. Jaa, järjepidevus. Minu tütar võetakse ka täna vastu, jah. Mida teie jaoks tähendab see, et Kaitseliit sai nüüd 100-aastaseks? See on üks suur tähtis ja väärikas verstapost ja siit saab ainult edasi minna. Et see näitab, et me oleme tugevad, ühtehoidvad ja me liigume õiges suunas edasi, et me oleme olemas ja jääme alles. Veepeal Ander Asperg on sõjaväe erialalt suurtükiväelane, aga tema süda kuulub merele. Tallinna mererühm on ka noortekotkaste allüksus, mida ta juhib. Kaua te olete tegelenud merenoorkotkastega? Et tegelikult seda mererühma Tallinnas me üritasime juba käivitada kuskil 2012 või niiviisi aastal ja 2013. aastal üks hea kamraad aitas seda tegelikult vedada alguses ja pärast hiljem kuskil 2014-2015 aastal siis on see minu vedada olnud ja siis kuni siiamaani. Et kõigepealt kindlasti kui me värbame inimesi mererühma ja võtame mererühma, siis nad peavad alguses selgeks saama noorkotkalikud tegevuse alused, kaasa arvatud siis seaduste tundmine ehk noorkotka kommete tundmine, siis rivi, ajalugu, sellised tegevused ja alles seejärel me saame minna edasi merendusteemadega. Ütleme, et alustame selliste lihtsamate asjadega ajaloost, räägime laeva ehitusest, jätkame navigatsiooniga, siis igasuguste praktiliste tegemistega, sõlmed, värgid, kõik, mis sinna juurde kuulub ja kui on esimene õppeaasta läbitud, baasõppe, siis üritame edasi minna ka mere peale. Me oleme saanud sõita seal erinevate laevaklassidega ja juba 3 suvel, ehk siis teha sellist noortele veel väikest töövarju moodi merepraktikat, mis annab neile ettekujutuse traditsioonidest, suure laeva tegevustest, vahiteenistusest ja annab üldiselt sellise hea praktikatunde. Oleme taas Kaitseliidu konverentsil. Mida arvavad Kaitseliidu sarnastest rahva vaba tahte alusel loodud riigikaitseorganisatsioonidest suurjuubeli külalised laiast maailmast? Kas Eestist ja Kaitseliidust saadakse aru? So this is our 25-year anniversary, which we think is really kind of synonymous with the 100-year anniversary of the Estonian Defence League because we actually started our partnership with the Estonian Defence League 25 years ago. And so we are here also to celebrate on this. If I had to sum up what my overall speech is about, it's really how do we as leaders continue to operate where we're always seeing these uncertain times. And I think that we have to be very focused on the fact that we're not going to be able to get away from operating in uncertainty. And so how do we bring our skill sets up to the level that it's going to be needed in order for us to deal with this world and to deal with a world that is full of technology and advances and disruption. And so that's kind of really the overall tone of my speech today. We have a very good and very close cooperation with the Estonian Defence League, which we really do appreciate. It's about like 25 years already? So that might be 26, 27 years actually, based on an active foreign policy of the Danish government. I think we also started and contributed to the cooperation with the Estonian Defence League. So how this partnership is looking like? We are having trainings together, how it's going on? So Estonian soldiers come to Denmark for exercise and Danish soldiers come to Estonia. But on the training and in instruction area with the Home Guard schools, we have a very close relation where we instruct each other's courses and have students coming to each other courses. So that's very fruitful for both of us. And then on top of that, I meet with the commander of the Estonian Defence League annually at least. Kaitseliidu juubelikonverentsi juhtis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu. Kuidas ta paistab väljaspoole välisriikides, mul on olnud ka isiklik kokkupuude Ühendriikides, kui ma esindasin Eestit Washington DC-s 97–2000. Juba toona, nii nagu ma siin konverentsil rääkisingi, tegi Kaitseliit koostööd Marylandi osariigi rahvuskaardiga.
kaitseliitlased külastasid Marylandi jagude kaupa ja toimus ka väljaõppe ja no igasugused kontaktid, ütleme, mis aitasid kaasa Kaitseliidu arengule, nii et igal juhul imidž oli väga positiivne ja nagu näha täna on siin mitte ainult Marylandi osariigi rahvuskaardi ülem, vaid ka Taani Home Guard on siis kodukaitse ja ütleme organisatsiooni ülem, nii et need kaks riiki on üleüldse Eesti ütleme kõige olulisemad riigikaitselises mõttes koostööpartnerid, aga ma usun, et meil Kaitseliidul on sõpru mujal maailmas ka, mitte ainult nendes kahes riigis. Kuidas teie hindate Kaitseliidu rolli siis inimeste integreerimises ühiskonda? No eeskätt ma arvan, et Kaitseliit näitab ikkagi Eesti inimeste soovi oma riiki, oma kodu kaitsta ja see on peamine ja kuivõrd ma olen ise ka käinud erinevates malevates inimestega rääkimas, vahest ka esinemas välispoliitilistel teemadel, et mingisugune väikene kogemus mul on kontaktidest kaitseliitlastega, et see on ju ristläbilõige ikkagi Eesti ühiskonnast, kus on inimesed ka akadeemilistest ringkondadest, erasektorist, riigisektorist ja nii edasi, nii et paremini ei saagi seda väljendada, sest kui kõik ühiskonna osad on esindatud Kaitseliidus, see ongi see, mis ühendab, ma arvan. Kaitseliidu suurjuubeli peasündmus oli loomulikult suur kontsertetendus Tallinnas Saku Suurhallis, millest Rahvusringhääling tegi ka otseülekande. Olgu mainitud, et kontsertetendusel esinesid suuremas osas Kaitseliidu liikmed ise, sealhulgas ka väga tublid Kaitseliidu lasteorganisatsioonide liikmed ja Kaitseliidu enda orkestrid. Mida öelda kokkuvõtteks? Kui ajalukku vaadata, siis ma arvan, kui Kaitseliit 1918 poleks loodud, siis oleks ka oluliselt raskem olnud seda vabadussõda võita. Ja praegu ka ikkagi alates 91. aastast, siis kui ta loodi, esiteks oli ta heidutav selles mõttes, et võõrväed, kes siin olid, nad ega kartsid ja väga tublisti kartsid, neil polnud õrna aimugi tegelikult, mille peal mis asi see Kaitseliit on. Ja teine ka, kudamoodi ta käitub. Ja see hoidis ära ka minu arvates vägivalla tegelikult inimeste suhtes, vaadake Leedus olid ohvrid, Lätis olid ohvrid, ma ei räägi teistest juba endistest Nõukogude Liidu vabariikidest. Me vist oleme ainukesed, kus keegi ei kannatanud selle pärast ja kedagi tapetud. Kas Kaitseliidu rollist saavad aru ka meie liitlased või on vahetevahel ka nendega probleem? No paljudes lääneriikides on ju see Home Guard, kodukaitse, otseses tõlkes, ehkki ta ei ole mingisugune kodukaitse, aga selle nime all Kaitseliit oli Soomes 45. aastas leppega keelati ära see asi, nad selle asemel tegid reservüksused, mis asendavad mingil määral Kaitseliitu. Kaitseliit on Taanis, Kaitseliit on Rootsis, Norras, sellistes väikeriikides on ta väga vajalik ja ma arvan, käib asi ette. Et Kaitseliit on meie jaoks, meie ühiskonna jaoks täiesti asendamatu. Asendamatu ja teda peaks arendama, võib-olla eelkõige suunama tähelepanu ka järelkasvule. See noor järelkasv, mis tuleb, see on natuke ära helitatud selle ühiskonna poolt praegu. Heaolu ühiskond hakkab ikkagi välja joonistuma. Ja teaksid ka, et alati ei ole nii, et kogu aeg antakse, aga vahel tuleb ka ise anda. Tuletame meelde, kui me NATO-ga ühinesime, siis tegelikult vaadati meie otsa ja küsiti, milleks teile seda väga antiikset relikti vaja on üldse, reliikviat. See tänases julgeolekukeskkonnas on täiesti ebavajalik. Asjaolud on täna muutunud. Täna saadakse väga selgelt aru, et ühiskonna kaitse ülesehitamiseks on rahva osalus ülioluline. Täna käin ma loengut pidamas nii Poolas, Ukrainas, Gruusias, isegi meie NATO partnerite juures ja ka NATO erivägede väejuhatus on leidnud Eesti mudeli üheks kõige paremaks, kuhu üles ehitada ka vastupanuvõitlus.
et meie vastupanuvõime ja vastupanuvõitlus on tänaseks leidnud kinnitust, et see on esiteks läbimõeldud ja teiseks on ta juhitav ja kolmandaks ta annab ikka väga head tulemid ja sidustab riigikaitse ja ühiskonna. Kaitseliidu juubeliaasta peasündmuseks olid tegelikult maikuus toimunud õppused Siil, kus Kaitseliit näitas ennast järjekordselt heast küljest. Kiirus ja täpsus, millega Kaitseliidu üksused formeeriti, varustati ja oma vastutusalasse saadeti, oli muljetavaldav kõigile, kes õppusi vaatama tulid, sealhulgas ka saatesarjale Eesti Kaitseliit 100. Kaitseliit, Kaitseliit.